Okei, õpetaja küsis tunnis, et mis asi see sotsiaalne ettevõtlus on. Nagu ise võite arvata, mis edasi sai. Täielik vaikus. Igatahes, meil on nüüd ülesandeks välja uurida, mis asi see sotsiaalne ettevõtlus on. Kiire Google ja esimesed ettevõtted on mul juba käes, nii et lähme. Alustame kõige olulisemast ehk söögist. Esimene peatus, tagurpidi lahka. Ma tahaks teada, kas ma tunnen maailmaparandaja toidu ära, kui mul tavaline toit on kõrval. Aga kuna mina juba tean, mis siin on, siis mul oleks vaja ühte sõltumatut eksperti. No nii, ruum on täis abivajajaid. Aga meie vajame nende abi, et teha kindlaks, kas talutoit on äratuntav. Ja test läks. No nii, kui kassid suudavad maailmaparandaja toidu ära tunda, peaksime ka meie seda suutma. Mulle tundub, et sotsiaalse ettevõtte äratundmiseks peaks mõtlema selle peale, et kes sellest kasu saab? Mina, pood või on keegi veel? Keegi, kes näiteks abi vajab. Näiteks tagurpidi lahka toetab kodumaiseid väiketalunikke. Aga nüüd lähme vahetame riideid. Tänu sellele, et mina siit poest riideid ostan, saab see pood töötada ja anda osa asju otse abivajajatele. Nüüd, kui uued riided on seljas, tekib kohe tahtmine neid seljast ära võtta. Ma pean tõdema, et see on siin küll äri, mis teeb sõna otseses mõttes head minu kehale ja massööridele. Sest see massaažisalong annab tööd pimedatele inimestele, kellel muidu oleks raske tööd leida. Mina sain kõhu täis, riided selga ja keha ka mõnusasti vaba. Ettevõtted teenisid selle pealt kasu ja muutsid maailma ühel või teisel viisil paremaks. Ja mis on minu jaoks veel eriti äge, on see, et tehes igapäevaseid asju muutsin ka mina täna maailma paremaks. Ja see ei olnudki nii keeruline. No nii, õpetaja, kas see vastus oli 5-le?